Tere tulemast meie Corelli turundusagentuuri YouTube'i kanalile. Täna me tutvustame teile, kas teha pigem meta-adsi või boost'i. Kunagi sa oled ilmselt ikka vajutanud sinna Facebooki või Instagrami boost'i nupule. Võib-olla oled leidnud ennast mõlgutamas mõtet, kas see on kõige efektiivsem, kõige lühidamalt vastata, siis boost on kiire, aga piiratud kampaania üle omad sa täielikku kontrolli. Tegelikult boost'i me soovitamegi kasutada siis, kui sul on juba mingid head postitused all ja sa tahad, et see postitus jõuaks kiiremini suurema publikuni. Üldiselt on nii, et kui sa postitad, siis see jõuab ikkagist ainult sinu vaatajaskonnani, aga kui sa tahad, et see jõuab kaugemale, kõrgemale, siis kui sa tahad, et see jõuab kõrgemale ja kaugemale, siis kasutada boost nuppu. Boostimine ehk siis postituse võimendamine on kõige lihtsam viis, kuidas olemasolevat postitust reklaamida. Sul on võimalik hästi kiiresti saada like, uusi jälgijaid, keerulise seadistamata inimestele näidata, et mine meie kodulehele. Aga miks see on nagu hästi piiratud? On see, et sa ei saa justkui sihtida nende inimesteni, kelleni sa tahad päriselt sihtida. AB testimisvõimalused puuduvad, puudub optimeerimine ja sa ei saa vaadata konversioone. Ehk siis seda, kas inimene siis ostab päriselt selle toote või teenuse sinu kodulehelt. Mul on üks küsimus vahele, lihtsalt kuna mina ei ole mitte kunagi kasutanud boostimist, aga ma tean, et sa oled, siis kas muidu boostimist saab teha ka Instagramis kohe niimoodi, et seal on see nupp on ja või ma pean ikkagi minema business manageri ja mul peab... Sa saad kohe panna läbi Facebooki või Instagrami. Sest et minul endal on lihtsalt kogemused ainult kampaaniatega, ehk siis ongi mitu visuaali juba. Seal valida endale sihtgruppi, keda sa siis sihid, sa saad valida selle, et mis sa üldse tahad selle kampaaniaga saavutada. Kas sa tahad engagement'i saada, tahad sales'i ehk siis müüki saada või awareness'i on ja brändi teadlikkust, et seal sa kõigepealt valid selle, mis on sinu eesmärk ja siis sa valid enda sihtgruppi, paned eelarve paika ja siis alles enda visuaalid. Et lihtsalt kampaania on palju, sa saab minna palju rohkem süvitsi sellega ja boost on lihtsalt see, et kui sa oled juba postituse loonud, et siis sa tahad, et see jõuab lihtsalt suurema publikuni. That's it. Lühike vastus. Aga jah, et võib-olla inimesed küsivad, et milline on siis kõige parem pikaajalise edu jaoks. Et siis võib-olla mainiks seda, et meie enda arvamus on see, et Ads Manageri kasutamine ehk siis reklaamkampaaniate loomine annab tegelikult sulle rohkem võimu sinu klientide üle, auditooriumi üle siis ja ilmselt ka parema tulemuse. Et boost on küll siuke tore asi, et paned sinna raha, saad rohkem nagu engagement'i, silmapaistvust, aga ikkagi kui sul on kindel reklaamstrateegia, sa teed kampaania, siis see on lihtsalt nii palju efektiivsem ja täpsem. Võib-olla ka see, et kampaaniat teha siis, kui sul on kuidagi kindlam eesmärk või sa tahadki pikaajalisemalt seda teha. Boost on lihtsalt see, et ma panen kas või nädalaks ajaks endale mingi loosipostituse. Kas loosipostitusi tegelikult saab boostida või? Tegelikult Eesti reklaamkampaania seadus ei luba loosipostitusi reklaamida, aga kõik teevad seda ikkagi. Ilmselt selle üle puudub siis mingisugune kontroll. Aga jällegi võib-olla kasutab boost'i siis, kui sa tunned, et sa tegid seda postitust mega kaua, see on ülihea väärt info ja võib-olla see aitab inimestel sinu kontole tulla siis selle postituse pärast. Ehk siis ongi mega hea postitus, ma tegin seda mega kaua, siis why not panna sinna boost nagu. Jaa, true. See on jah väga hea point sul. Jah, aga ma arvan, et saimegi seletatud need 2 eri asja. Aitäh, et vaatasid, like, subscribe'i ja mine vaata meie sotsiaalmeedia. Yes, cheers!